Tere tulemast taas Plastrid peale kanalile ja oi, täna läheb põnevaks. Täna alustame teile siis nende imeliste põnevate toodete tutvustamist ja täna räägime plastritest X39 ja X49. Mina olen Karita. Tere Karita, minu nimi on Kairit ja tere tulemast siis taas kord Plastrid peale kanalile. Tere kõigile uutele vaatajatele ja tere ka nendele, kes on meie eelmisi videosid vaadanud, kes veel ei ole. Vaadake eelmisi ka, palju veel neid ei ole, aga toodame neid pidevalt juurde, sest uskuge meid, meil on millest rääkida, meil on mida jagada ja selleks, et jagada, selleks me seda kõike teemegi. Ja nagu Karita jõudis öelda, siis täna me räägime Lifewave'i kõige olulisemast plaastrist. Siin ta on nimeks X39 ja eelmises videos rääkisime teile, tutvustasime ka Lifewave'i asutajat, nende plaastrite leiutajat, meest, kelle nimi on David Schmidt. Ja David Schmidt tegi tervelt 10 aastat tööd oma laboris, tegi mitmeid katseid ja siis aastal 2019 tuli turule Lifewave'i kõige olulisem, kõige revolutsioonilisem, kõige uuenduslikum, kõige tähtsam plaaster X39. Välja näeb ta täpselt samasugune nagu kõik teised Lifewave'i plaastrid. On sellises ümbrikus siin, 30 tükki on neid siin pakendis ja plaaster ise siis selline pisikene plaaster. Ühel pool on siis paber, kus on siis plaastri nimi ja teisel pool on siis selline kile. Ja paremini on näha, milline see plaaster välja näeb siin minu kehal, et võtate selle paberi siit ära ja kleebite siis plaastri kehale. Ennem kui ma hakkan X39-st rääkima, äkki Karita ütleb, kuhu te selle plaastri kleebite? Selle plaastriga on väga lihtne. Temal on ette nähtud 2 väga toredat ja lihtsasti leitavat kohta. Üks nendest on meie 7. kaelalõli, ehk kui te panete pea alla ja käega katsute, siis see on see kõrgem koht. See käib sinna või panete oma 2 näpukest allapoole nõba ja kleepite selle plaastri näppude alla. Ehk siis 2 näpu pikkust või laiust allapoole nõba. Ja kleebite ikkagi mitte näppude peale, vaid naba. Ja soovituslikult mitte näppude peale, vaid ikkagi naba alla. Ja selles mõttes, et ei ole vaja ise väga pead murda, et kuhu neid plaastreid kleepida. Kui te need tellite endale, siis plaastritega tulevad kaasa infovoldikud ja seal on need punktid ilusti näha ja saate siis valida, mis tundub teile sobivam või mugavam. Ja kõik need punktid, mis siis on plaastrite infovoldikutes, nende punktide efektiivsus on siis tõestatud kliiniliste katsetega. Kõiki neid kliinilisi katseid saate te soovi korral lugeda ja uurida nende kohta selliselt leheküljelt, mis on lehekülje nimi, Karita? Lehekülje nimi on, kirjutage nüüd üles. Me paneme sellega pärast sinna video alla descriptionisse, et lehe nimi on Start X39now.com. Just. Siis sellest, mis plaaster on X39, miks ta on nii oluline, miks ta on nii eriline ja põhjus on siis see, et X39 puhul räägime me siis esimesest Lifewave plaastrist ja esimesest plaastrist mitte ainult Lifewave'il, vaid üldse kogu maailmas, kuna tegemist on patenteeritud tehnoloogiaga. Kõik Lifewave'i tooted on patenteeritud ja kõiki neid patente võite samamoodi
uurida ja nendega tutvuda sellel samal leheküljel, mida Karita teile tutvustas, start-x39now.com ja tegemist on siis esimese tüvirakke aktiveeriva plaastriga. Kindlasti ei hakka meie Karitaga siin teile pikka loengut pidama teemal tüvirakud, ei ole meie ei rakuteadlased ega selle ala spetsialistid, ei proovigi seda väita ega proovigi selleks saada, aga Karita seletab teile kõigepealt lihtsalt ja lühidalt, mis asjad tüvirakud on ja mina räägin siis sellest, kuidas see plaaster X39 siis teie tüvirakke aktiveerib. Plaastris ei ole tüvirakke ja plaastrist ei liigu teie kehasse mitte midagi, tüvirakke ega mitte midagi muud. Nii, Karita, mis asjad on tüvirakud? Jah, Karit, natuke oleme siiski uurinud, mis asjad need tüvirakud ikkagi on. Ja tüvirakud on meie keha ehitusplokid. Kui me sünnime, siis kõik meie rakud ongi tüvirakud. Nemad hoiavad meid, aitavad meil kukume, saame kiiremini terveks, kui me lapsed oleme. Nemad on meie toetusplokid, ongi meie vundament, mille peal meie kehad on üles ehitatud. Aga vananedes ehk juba 30. eluaastates hakkab tüvirakkude tootlikkus meie kehas ja aktiivsus meie kehas vähenema. Mis siis omakorda toob kaasa, et hakkavad vaikselt tekkima kortsud ja hakkab vaikselt pihta vananemisprotsess. Ja 60. eluaastaks on meil tüvirakke aktiivseid ja toimivaid ja tegusaid tüvirakke jäänud järgi kuskil umbes 10%. Nii et selle plaastriga siis on võimalik aktiveerida keha tootma terveid, noori, aktiivseid, tegusaid tüvirakke. Teie oma keha, teie oma tüvirakud. Ja kõik, keda huvitavad tüvirakud täpsemalt ja lähemalt, saate siis ise teha oma uurimustööd ja lugeda materjali internetist. Seda leidub piisavalt. Aga kuidas see siis toimib? Tegelikult siin vahel on üks väga oluline komponent ja et olla siis täpne, peab siis seletama seda selliselt, et see plaaster ei aktiveeri otseselt tüvirakke. LifeWave'i plaaster X39 aktiveerib vaskpeptiidi, mille keemiline tähis on siis GHK, sidekriips, CU siis vase keemiline tähis, kuprum, vask ja vaskpeptiid GHK on siis selline aine, mida siis leidub teie kehas, mille hulk teie kehas samamoodi vananedes hakkab vähenema ja seoses sellega hakkab ka teie kehas tüvirakkude tootmine vähenema. Kui siis aktiveerida GHK, siis aktiveerub keha tüvirakkude tootmine. Nii et ja GHK-l on mitmeid erinevaid toimeid, lisaks siis sellele, et ta aktiveerib tüvirakke, nii et te saate siis mitu kasulikku mõju ühe korraga ühest sellest väiksest plaastrist, mille kasutamine on imelihtne. Lihtsalt võtate ära plaastri tagant paberi, kleebite plaastri endale kehale ja hoiate siis 12 tundi, siis võtate plaastri ära, viskate minema ja järgmisel hommikul panete järgmise plaastri. Et selliselt toimub siis LifeWave'i plaastrite kasutamine ja
Miks siis X39 on kõige tähtsam ja kõige olulisem plaaster, kui te ei viitsi süveneda sellesse, millised on need teised plaastrid ja mida nad täpselt teevad ja milleks nad mõeldud on, siis ongi väga lihtne, ongi üks plaaster, ongi X39 ja rohkem ei olegi millegi peale vaja mõelda. Ja siis saavad hakata teie keha tüvirakud tegelema siis jälle sellega, millega nad tegelesid siis, kui te olite noor. Nii et plaaster on justkui lüliti, justkui selline aktivaator, mis siis aktiveerib teie keha. Nii et tegelikult need plaastrid ei teegi mitte midagi rohkem, kui vaid lülitavad teie keha tegema seda, mida teie keha tegema peab. Nii, kas Karita, tahad sina midagi veel rääkida X39-st? Minu meelest tuli sul suurepäraselt välja. Aitäh, Kairit. Et ma arvan, et nüüd on aeg võtta siis ette tema X39 noorem õde. Jaa, X49. Plaaster X49. Ja tagasi korraks veel hüppan tagasi X39 juurde, et sellel samal lehel startx39now.com saate te siis lugeda, saate te vaadata, seal on väga head videod, lühikesed, kus siis on hästi kirjeldatud ja näidatud, kuidas siis see plaaster parasjagu töötab ja mida ta siis teeb ja mida tähendavad kehale siis need aktiveeritud tüvirakud. Nii, ja lähme siis edasi. Lifewave'i kõige uuem plaaster, nagu Karita tabavalt siis ütles, kui X39 on nii-öelda emaplaaster või kõige olulisem, siis 49 on siis noorem õde või tütar siis. Ja mis on siis nende vahe? X49 puhul me räägime siis samamoodi tüvirakke aktiveerivast plaastrist, kuid natukene spetsiifilisemast, kui X39 aktiveerib siis laia spektri tüvirakke, mis siis tähendab seda, et X39 aktiveeritavad tüvirakud omavad siis võimet muutuda mis iganes keharakkudeks, mida siis parasjagu teie kehal vaja on. Kas siis maksarakud, kopsurakud, vererakud, naharakud ja nii edasi ja nii edasi. Siis X49 on natukene spetsiifilisem. Taas tuleb mängu vaspeptiid. Nagu rääkisin, X39 puhul on siis see, et plaaster aktiveerib teie keha tootma vaspeptiidi. X49 puhul räägime me teisest vaspeptiidist, mitte GHK-st, vaid AHK-st. Et AHK on siis vaspeptiid, mille aktiveerib plaaster X49, mis omakorda siis aktiveerib teist tüüpi tüvirakke, mis siis tegelevad spetsiifiliselt teie luutihedusega, näiteks, mis tegelevad veresoonkonnaga, mis tegelevad südametervisega, mis tegelevad siis kaitsega elektromagnetilise kiirguse eest, nii et mitmeid erinevaid toimeid, siis üks suur ja tähtis valdkond, millega X49, mida siis see plaaster toetab, on siis teie füüsilise vormi ja teie sportliku vormi toetamine.
ja seda siis nii noortel aktiivsetel inimestel, ka tegevsportlastel kui ka siis vanematel inimestel. Et on tehtud rida kliinilisi katseid siis just vanemaealiste inimestega vanuses 60 ja pluss ja tulemused on täiesti märkimisväärsed, paranevad jõunäitajad, suureneb kehas lihasmassi osakaal, väheneb siis rasvarakkude kogus, paraneb vastupidavus, paraneb taastumine treeningust, nii et üldine füüsiline vorm paraneb. Loomulikult juhtub see siis, kui te ennast liigutate ja tegelete mis iganes sportliku treeninguga, et diivanil lamades kindlasti seda ei juhtu ja mingisugust imet ei sünni. Aga siis jah, äärmiselt oluline plaaster siis kõigile neile, kes siis olenemata east tahavad olla heas vormis, tahavad olla tegusad, terved, tahavad, et neil oleks jõudu, vastupidavust, energiat ja seda kõike selleks, et elada siis täisväärtuslikku elu, et vananemine ei ole midagi sellist paratamatut, millega peaks siis nii-öelda leppima ja võtma seda selliselt, et noh, nii see peabki olema ja ma olen juba vana ja ma enam ei saa teha ühte, teist ja kolmandat, et vastupidi, saate teha kõike, mida te soovite, saate olla aktiivne, saate tegeleda oma hobidega, mis iganes need on, saate tegeleda oma lastega, saate tegeleda lastelastega, lemmikloomadega ja nii see on. See on. Aitäh, Kairit. Väga hästi. Aitäh, Karita. Ja lõpetuseks siis veel seda, et ideaalne on siis kasutada X39 ja 49 koos, et nad on nii-öelda üksteise toetajad ja täiendajad, et väikene täpsustus, et ja võite kasutada neid plaastreid korraga, tähendab siis seda, et üks X39, üks 49 ja valite siis ise, kas siis kaelatagune punkt või nabaalune punkt. Soovituslik on naistel kasutada siis X49 puhul nabaalust punkti ja X39 läheb siis kaela taha. Et nii palju siis tänaseks. Nüüd oleme vaatamast ja oleme ära tutvustanud siis LifeWave'i kõige olulisemad plaastrid. Plaastrid, mis on täiesti unikaalsed, täiesti imelised ja erilised. Ja järgmisel korral läheme siis edasi ja räägime teistest LifeWave plaastritest. Neid on veel, nii et püsige kuuldel. Kui see video teid kõnetas, pange like, jagage ja tellige. Just. Kohtumiseni.